ma olen tulnud nüüd pesaleidjasse, kus on 100 kiisut siin ühes ruumis ja kõik tunduvad vägagi sõbralikud ja on ka, sest pesaleidja võtab ju vastu metsikuid kasse, kes siis saavad siin õppida täiesti sõbralikes kassideks. Varjupaika tuleb siis iganädalaselt kasse ja kõige kauem on olnud siin 6 aastat üks kass. See on nutitelefon ja sellega tehakse siis pilte näiteks ja sinu tegime praegu selfie. Vaat selfie ma näitan ka sulle. Näed, kõik saavad väga hästi omavahel läbi, mingid kismasid ei tundu siin olevat ja vot, eks selline sotsialiseerumine ka, kui me inimesed käime siin vaatamas neid kasse, siis tekitab neile niisuguse nagu rahuliku ja turvalise õhkkonna. Tere, kas sa kommi tahad? Vaata. Mul on kommi sulle, näed sa? Näed sa? Mul on kommi. Tere, vaata. Vaata. Näed sa? Näed sa? Ja vaata. Ja sööbki. Siia saab siis annetada rahaliselt, toiduliselt, mänguasjaliselt. Seega, kui sul peaks leiduma kodus näiteks üleilmselt kassitoitu või mänguasju, siis too need siia. Üldse ma vaatan, et siin on tegelikult väga puhas, seda pestakse iga päev korralikult ära ja tegelikult mul on üldsegi kassiallergia ja ma praegu ei tunne endal mitte midagi. Seega hästi tore, et nad saavad niisuguses heas, puhtas seltskonnas elada. Tere! Siia tahad? Aitäh, ma annan sulle. Ja palun! Mis su nimi on? Tulge siia! Mingis filmis oli see Tuvitädi. Ma olen nagu see kassi joonu. Ja see, mis teeb pesaleidja eriliseks, on see, et see on Eestis esimesena reviteeritud. Ehk siis, kui annetaja annetab pesaleidjale, siis reviteerimine tähendab seda, et see kõik on üldse turvaline, et päriselt see raha, mida nad annetavad, lähebki siis meie loomade heaks. Pesaleidjal on üle 200 vabatahtlikku ja nad vajavad neid jätkuvalt veel ja veel. Seega, kui sina ei saa endale kassi võtta, siis saad hakata siin vabatahtlikuks või pakkuda üldsegi hoiukodu ja seda saad siis teha aadressil pesaleidja.ee, kus saad täita ankeedi ja väga ootame, et kandideeriksid.